see tüüp läks lihtsalt varjatult Pride'i paraadile, teeseldes, et on Palestiinat toetav queer. Ja teate, see läks täpselt nii, nagu te ette kujutaksite. Teid ootab ees tõeline maiuspala. Keit kaasa eest, mida ütlete Hamasile Pride'i puhul? Me armastame teid, head Pride'i. Kui sa usud, et kellegi tapmine on okei, siis miks? Kas sa toetad Hamasi kui queer inimene? Me kõik oleme inimesed. Ma lähen varjatult Pride'ile kui Palestiinat toetav queer, et paljastada selle liikumise silmakirjalikkust. Lähme. Kas teie jaoks on kaasatus oluline? Jah. Kas usute, et Pride on kõigile? Jah. Aga kuidas on sionistidega? Seda me ei pea ütlema, härra. Võrdsus kõigile, välja arvatud sionistid. Oota, kas sa oled Palestiinat toetav queer? Jah, muidugi. Teeksin seda iga päev, absoluutselt. Okei, miks? Ma tegelikult ei tea. Kas sa läheksid Palestiina Pride'ile? Loomulikult, ma väga tahaksin. Kas sa arvad, et nad võtaksid sind alasili vastu? Jah? Kui me vabastame Palestiina, muutuks Iisrael 58. Araabia ja moslemi riigiks. Ja siis poleks enam ühtegi juudi riiki. See on okei. Keit poolt. Kaasa, kas te toetate Pride'i? Meie nagu toetame džihadistide õigusi. Te tõesti usute sellesse? Okei, hea. Miks on oluline olla kaasav džihadistide suhtes? Kõigi elud on olulised. Nad on toredad. Jah, on küll. Džihadistid on toredad. Nad ei tee midagi halba. Miks? Tõesti. Mis? Idiootid. Lihtsalt rumalad, harimatud paavianid, kes tegelikult arvavad, et nad teevad midagi poliitilist, kuigi nad ei tea mitte midagi. Mitte midagi, mitte midagi, mitte midagi, mitte midagi, mitte midagi. Šariaadi seadus on kviiri kogukonna jaoks nii oluline. Teil pole kõigile šariaadi seadust. Jah. Miks sa toetad Hamasi Palestiinas? See on kviir inimene. Mida sa mõtled? Me kõik oleme inimesed. See ei loe. Me kõik oleme ühesugused. Jah, ja Hamas, mustad elud loevad ka. Mida sa ütled Hamasile Pride'i puhul? Head Pride'i. Ole ilus. Kui sa usud, et kellegi tapmine on õige, siis see on okei. On okei tahta kellegi tappa. Jah. Mida sa ütled kriitikutele, kes väidavad, et Hamas viskab geisid katuselt alla? See ei ole tõsi. Ja kui nad seda teevad, siis ilmselt on see mingi mõtteasi. Ma olen ka mitte sionist. Kas sa saad ikka tähistada näiteks paasapüha ja kõike muud? Noh. See on Egiptusest lahkumine. Jah. Aga kuhu nad pärast seda läksid? Kas see P tähendab Palestiinat? Ei, see on poegade jaoks. See ei ole Palestiina jaoks. Kas sa arvad, et queer-tähestikus peaks P muutma panseksuaalsest Palestiinaks? Ma pole sellele kunagi päriselt mõelnud. Jah, rõumise hierarhias on palestiinlased rohkem rõhutud kui panseksuaalid. Kurat, jah, kaasas elavad geid, neid ei tapetud üldse. Aga mis sellest, et Iisrael on ainus riik Lähis-Idas, kus on üldse seaduslik olla gei? See on jama. Palestiina on rohkem nagu, see pole päris koht, see on nagu metafoor. Täpselt. Ma arvan, et me peaksime tegema Iisraeli Palestiinaks. Ja? Miks on see võrdsus, kui ainus juudi riik muudetakse 58. Araabia moslemi riigiks? Ma ei tea, miks peaksid kväärid toetama Palestiinat? Palestiina ja kvääride ühine joon on vastupidavus. Igal inimesel on õigus elule. Kväärid ja palestiinlased on mõlemad vastupidavad. See ongi see ühisosa ja ma arvan, et see ongi sõna otseses mõttes ainus ühisosa. Mitte, et ma peaksin Palestiina liikumist vastupidavaks. Ma arvan, et neile meeldib ohvrit mängida. Väärivad elada, tervishoid, elamispind, sõnavabadus. Kõik need asjad, mille eest sa ütlesid, et sa võitled. Ja Iisrael on tegelikult ainus riik Lähis-Idas, kus need asjad olemas on. See on huvitav info. Mida sa ütled nendele inimestele, kes ütlevad, et Iisraelis toimub Lähis-Ida suurim Pride'i paraad? Kas sa teadsid seda? Mina ei teadnud. Mul polnud aimugi. Ma pole uudistel silma peal hoidnud. Praegu on Palestiinas ebaseaduslik olla gei. Geid visatakse katustelt alla, issand jumal. Ja Iisraelis on see tegelikult ainus riik kogu Lähis-Idas, kus on seaduslik olla gei. Miks me siis ütleme praegu vaba Palestiina? Ma tean, ma ei tea. Kas sul on mingi seletus? Jah, ma olen üllatunud. See on hea küsimus. Võib-olla olen valel poolel. Tead, see oli päris hull. Tea meeles, kui sa tegelikult toetad võrdsust, siis ära lange silmakirjalikkuse lõksu. Head Pride'i! Ma mõtlen, kas sa ise suudaksid seda paremini öelda. Mõne nende inimese hariduse puudumine annab mulle vahel lootust, sest tundub, et me tegeleme lihtsalt rumalate inimestega. Nii et lihtsalt ole neist veel kavalam. Ja siis mõnikord mõtlema, et issand, kui rumalad inimesed tegelikult on. Kas on mingi piir, kus rumalus lõpeb? Ja mulle tundub, et ma ei tea, kas rumalus üldse kuskil lõpeb. Praegu ma lihtsalt kahtlen. Nii palju infot on inimestele kättesaadav, et teada saada, mis tegelikult toimub. See pole nii, et palestiinlased seda varjaksid. Nad ei varja seda, eks? Nii et kus see probleem siis on? Aga hariduse puudumine osutub järjest enam oluliseks probleemiks. Nüüd enne, kui keegi teist selle kommentaarides välja ütleb, tahan ma selle ise lisada.
tänapäeval aastal 2024, ma just ütlesin, 2024. Aastal 2026 on igal inimesel võimalus ise uurida ja infot leida. Ja kui nad seda ei tee, siis on see 1000% nende enda süü. Aga siin on veel üks video samalt tüübilt Zack Sage Foxilt, mis lihtsalt näitab, kui harimatud inimesed tegelikult on. Gei! Kas sa toetad Hamasi? Jah. Jah, muidugi. Jah. Kas enamik palestiinlasi toetab Hamasi? Jah. Palestiina rahvale meeldib Hamas. Ma olen vastupanu liikumise poolt. Kas sa nägid videoid, mille nad postitasid sellest, mida nad 7. oktoobril tegid? Kõike. Ja sa oled sellega kõigega rahul? Kõigega, mida nad tegid. Nad tapsid süütuid iisraellasi. Nad tapsid. Jah, nad tegid seda. Jah, nad tegid seda. Anna mulle pilt vägistamise kohta. Kas sa arvad, et Hamas peaks vabastama Iisraeli pantvangid? Ei. Ei. Midagi uut ei ole. Midagi nimega Iisrael ei ole olemas. Koraan mainib Iisraeli üle 100 korra. See on... Kas Palestiinat mainitakse Koraanis? Ei mainita. Mõrvad, mille Hamas sooritas 7. oktoobril, kas see on okei? Jah. Neil on õigus seda teha. Probleem ei ole Hamas. Me peaksime vaatama suuremat pilti. Nad elavad okupatsiooni all, aga Iisrael lahkus Gazast 2005. aastal. Muidugi. Mida tähendab antiikne isa? Kumbki meist ei sündinud kuskil 1940 aasta lähedalgi. Me peame tegelema tänase reaalsusega. Ei, ära tegele selle reaalsusega. Suurbritannia tõi kõik kriminaalsed juudid alates 1948 aastast. Nad võivad tagasi minna. Hollanda, La Roche. Enamikest neist kohtadest aeti nad välja. Juute ei ole tapetud ega ole nad kokku puutunud ühegi võitluse või vägivallaga. Peaaegu igas Lähis-Ida riigis. Ei, see on tõsi. Häärige end. Kui nad välja visatakse, siis on see nende enda tegude tõttu. Mida nad tegid peale selle, et olid juudid? Nad varastavad. They do all awful... Kas keegi siin vihkab Hamast? Ameerika Ühendriikides on see praegu suur liikumine. Kväärid Palestiina eest. Kas sa toetad seda? Ei. Meil seda ei ole. Siin ei hoita inimesi kursis. Ei. See on nagu tulnukas. Seda ei võetaks vastu. Ei, ausalt öeldes, mida sa tead? Kas sa tahad elada iisraellastega rahus? Ei. Ma tahan ühe riigi lahendust. Ei. Iisrael. Nii et enam ei ole Iisraeli. Jah. Iisrael pühitakse kaardilt. Me peaksime Iisraeli kustutama. Jaa. Nii et sa ei oleks nõus 2 riigi lahendusega. Muidugi mitte. Iisraellased ei olnud Gazast pärit. Nad naeratasid. Kas sa tõesti arvad, et need inimesed naeratavad siiralt pärast seda, kui neid on pantvangis hoitud? Nad on surmani hirmul. Kes selle sulle pähe pani? Ma arvan, et sa eitad seda, milline Hamas tegelikult on. Hamas rakendab ranget šariaadi seadust. Vähemalt Ramallas tundub, et sul on lubatud juukseid näidata. Kas sa tahaksid, et Hamas oleks võimul? Nad lubaksid valimisi. Gazas pole valimisi toimunud 20 aasta jooksul. See on fakt. Võib-olla inimesed tõesti soovisid neid. Aitäh, et vaatasite seda reportaaži. See on tõesti täielik metsik lääs läänekaldal. Rahu! See on kõikjal metsik. Vaata, kõik on rumalad. Just nii ma tunnen pärast neid videoid. Kui mina suutsin selle video leida ilma igasuguse õnneta, mis paljastab, mida palestiinlased tegelikult tunnevad, siis ei saa see kellelegi teisele nii raske olla, eks. Aitäh, et pöörasite sellele küsimusele tähelepanu.